Nüüd kolmas loom, tiiger, siis tema tegelikult kuulub ka ise selle kolmnurga sisse, sest selle nii-öelda tule ehk lõuna kolmnurga loovad siis kolm looma, see on siis hobune, tiiger ja koer. Ja seetõttu, kuna aasta ise on siis tuli hobune ja aastat juhib koer, vesikoer, mõlemad on nagu siis tiigri head sõbrad ehk kaaslased, seetõttu on see aasta tegelikult tiigrile peaks olema väga-väga mõnus. Aga küsimus on see ikkagi, et kas ta, noh, seal tekib väga palju võimendusi, et kuidas ta peab nendele võimendustele vastu. Nii et ta peab olema kindel, et mida ta suudab teha, mida ei suuda teha, ta võib väga kergesti ennast tühjaks joosta. Et see on oluline nüanss, mida tuleb tähele panna, aga tegelikult kõik tema asjad sel aastal, tema energia, tema olemus, tema võimalused kõik võimenduvad. See on selle aasta eripära. Et ta on valmis võtma initsiatiivi, ta on julge, ta on valmis riskeerima, ta on valmis olema juht. Et tiigri energias juht on siis tulihobuse aastal väga-väga nii-öelda hinnatud. Ta võib seista ebaõigluse vastu ja ta mingi projekti eest läheb võitlusesse ja kuna ta on nii tugev ja võimas, siis ta võidab ka need asjad nagu ära öelda, nii. Nii et ta võib teha ka selliseid väga olulisi elumuutvaid otsuseid, kas nüüd või mitte kunagi. Et ka see on nagu tiigrile hästi omane siis sellel tulihobuse aastal. Nii et suurim oht, mida ma korra juba mainisin, ikkagi on see liialdamine. See on paratamatu, et kui sa lähed niivõrd hoogsalt, tule energia on niivõrd suur, kolmnurk on väga aktiivne, tahaks möölata ja ta võib võtta endale liiga palju asju ette, võib võtta endale liiga palju lahinguid ette, ka mitte enda lahingud, vaid teiste lahingud. Siin pange tähele, me ei pea alati kõikide asjade puhul teiste eest lahendama. Et me väga vaatame oma selle moraalitundega ja sellega, et mis on see, mille eest praegu tasub siis minna nii-öelda sõtta jutumärkides on ju. Ja tihti on ka see, mis on nagu tähele panna, et ei reageeriks enne, kui asi ikkagi on juba töös või tegevuses, et ta on nii hoos, et ta rõõmustab üle ja ka vihastab üle ja kõik on nagu üle ja see ülereageerimine võib tema enda vastu töötada. Nii et ja mis on veel, et ta ei tohiks nagu eeldada, et kõik jõuavad temaga ühes tempos ühtemoodi liikuda, see ei ole lihtsalt võimalik, sest ta võib võtta riske, võib rohkem proovida, aga tal peab alati olema nagu strateegia, kuidas ta midagi teeb, kui ta läheb ilma strateegiat, läheb nagu öeldakse toore jõuga peale, vaat siis ta nagu ebaõnnestub. Nii et pigem on mõelda see, et julgusega risk ei ole halb asi kunagi. Küsimus on see, et missugune see julguse risk on. See lolli peab hüppata katsuselt alla mõtlemata, kas mul on siis see langevari taga olemas või mitte. Et seda ei tasu teha. Et ikkagi strateegiline mõtlemine üldjuhul on tiigril omane strateegiline mõtlemine. Aga jah, et see peab olema alati sel aastal kaasa võetud või oma kotti pakitud, siis see aasta möödub väga hästi. Nii, et mis on veel selle aasta eripära, et see aasta toob talle palju inimesi ümber, toob tal nii-öelda ka mõttekaaslust tema ümber, toob ta tugevaid liitlasi tema ümber. Nii et tuuakse talle erinevaid, ütleme niisugused rolli elus, mille ta peab vastu võtma ja peab teadma ka, ta saab selle rolli täitmisega hakkama. See on hästi oluline siinjuures. Ta peab arvestama sellega, et tuleb teha ka aastas kompromisse, et kõik situatsioonid ei lähene nii, nagu tema tahab, et see kompromissid ei ole mitte nõrkus, et see mõnikord ka hoopis tugevus mingi protsessi või mingi olukorra ideaalseks lahendamiseks. Nii et kõik see, kui aeg-ajalt samm tagasi astuda, et see ei ole alati paha, mõnikord on see päris hea.